Pärast proovi on Ingmar Bergmani üks viimaseid tekste, mida ta näidendina kirjutas. Ja see on ka teatud mõttes tema loominguline kreedo. Peategelaseks on tuntud, tunnustatud, kuulus ja vana teatrilavastaja, kes teeb proovi järjekordselt unenäomänguga, Strindbergi unenäomänguga ja ta tegeleb ühe noore näitlejannaga, kelle ta on siis valinud peaosasse. Ja selle proovijärgse jutuajamise käigus avaneb siis selle lavastaja nii-öelda loominguline mõttemaailm, tema põhimõtted, tema ideaalid, tema taotlused teatrikunstis. Ja see võiks öelda, on kirjutatud väga suuresti isikliku kogemuse pealt. Võiks öelda lausa, et näidendi peategelane Voogler on Ingmar Bergmani alter ego. Ja ta on ise selle näidendi kohta öelnud nii, et see on olnud tal tõsine ja siiras soov olla väga aus ja olla väga siiras. Ja tõepoolest näidend puudutab väga ehedalt, isegi võib-olla väga halastamatult teatud teemasid ja eelkõige just inimsuhete teemasid. Bergman oli vastuoluline isiksus. Tema suhted inimestega olid keerulised ja tihti täis kontraste ja muidugi ka kirge. Ja tema suhted oma näitlejatega, eelkõige just naisnäitlejatega, olid komplitseeritud. Tema eluteed palistasid tohutut austajate read ja väga sageli ta abiellus oma näitlejannadega. Ja väga sageli elades abielus paralleelselt elas ta ka veel nii-öelda teist eluplaani, veel teiste naistega, nii et tema elu oli üks suur loomingu allikas, et kõik, kes nüüd teavad Bergmani filme ja tema näidendeid, võivad ja teavad Bergmani elulugu, võivad küll öelda, et ta ammendas materjali iseenda pealt, elust enesest. Ja selles näitemängus, kus lavastajat Vooglerit mängib Guido Kangur, nii-öelda saab tema uueks imetlusobjektiks noor näitlejanna, kes mängib peaosa ja seda rolli mängib meie etenduses Riina Maidre, kus siis nagu vana lavastaja õpetades ja juhendades noort näitlejannat toob välja kõik need taotlused, mida ta lavastajana näitlejale esitada võib. Ja samas on sündinud selle näitlejannaga ka isiklik ja intiimne vahekord. Ning elustub ka nii-öelda kujutluspildina selle noore näitlejanna ema, kes oli kunagi kuulus näitlejanna ja kellega oli samuti peategelasel ehk siis Voogleril väga sügav
ja isiklik intiimsuhe. Ja kokkuvõtvalt võib öelda seda, et jah, see näidend on teatriteemadel. Nagu pealkirigi ütleb, et sellest, mis juhtub tavaliselt pärast proovi. Aga kunstimaailm on üks imeline maailm selle tõttu, et inimeste eraelu ja loominguline elu on niivõrd põimunud, et me väga sageli ei suuda seda enam eristada, et meie suhted inimeste vahel ja meie elu, kas siis teatrit või väljaspool teatrit, on katkematult seotud selle tööga, mida me teeme. Ja sealt ka väga tõsised isikliku elu kriisid, armastuse draamad, kaotused, rõõmud, üleelamised ja kõik see on kuidagi väga inimlik ja mõistetav ja puudutav. Ja mingil moel võiks öelda, et näitemäng küll teatrisfäärist, aga ta sisaldab nii armastuse maailma, isikliku elu maailma, kannatusi, erootilist maailma, kõike seda, mis toimub elus eneses.